Tere taas vaatama naisluksuri proovisõitu. Seekord on meile külla tõtanud uue põlvkonna Hyundai Santa Fe. Tal on olemas uuenduslik Hardtacki 4 tehnoloogia, mis abistab juhti erinevates sõidutingimustes, kohendades pöördemomenti vastavalt rataste pöördevõimele ja sõidukiirusele. Lisaks on sellel autol olemas ohutu väljumisabi ehk funktsioon, tuvastab tagant läheneva sõiduki ja lukustab mõneks hetkeks veel tagauksed, nii et teie lastel näiteks oleks turvaline ikkagi välja minna. Ja välimuselt näeb seda välja üsnagi kihvt ja vägagi uuenduslik. Sees on olemas 8,5 tulline esiklaasi näidik ja täisvaate monitor 360 kraadiga lahendusega ja 8-toline navigatsioonisüsteem, kus on olemas Apple CarPlay ja Android Auto. Ja sealt ei puudu ka 3D kaardid. Ja sisu näeb, ütleme, isegi parem välja kui Tucsonile. Ja tagu keskmise istmerea saab väga üldsasti ühe nupuvajutusega alla klappida ja seejärel saate ilusti minna kolmandale istmereale. Ja ka väga mahukas on pagasiruum ja taga luuk on elektriliselt avatav. Mootoriks on sellele elukal 200 hõupojuline 147 kilovatine 2,2 liitrine diiselmootor, mis jõuab 9,4 sekundiga 100-ni, mis on natukene kehv, ja 8-käigulisena automaatkäigukastiga ja 440 Newtonmeetriga. Mootor on see. Ja esiviolisel versioonil kulub sääle 6,6 liitrit ja kütust, aga nelikviolisel 7,3 ja piduriga aagis on 2000 kilogrammi. Ja läbisõidupirangut on muidugi see uus Santa Fe ja 7 aastat garantiid. Ja hinnad algavad 39 990 eurost ja lõppevad 48 990 eurost. Täiesti kihvt näeb ju välja see uus Hyundai Santa Fe. Eriti need esituled, mis on väga sellised kiftid ja natukene sellised tulevikulised, kuigi tagaosa näeb välja selline kift natukene ameerikalik ja veidi vanamoodne, nii nagu peabki. Selline oli Hyundai Santa Fe. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Seniks minge ja uurige see uus Santa Fe üle ja tehke taga proovisõitsu.